Hei. Hea päev. Saame veidi kokkuvõtlikku juttu rääkida selle rohelise Škoda Octavia episoodide osas. Ja ühtlasi tundub, et on ka veidi vihmane. Näeme ägedaid vihmapilvi seal eespool. Et tänu neile saame siis äkki veidi ka ära näidata, kuidas auto värvipind ja kuidas siis esiklaas ja kõik muu reageerib siis nende toodetega, mis me siia ajapikku peale oleme pannud. Koha pealt ka, et vaatame, mis see nagu vesi siin, millal ta hakkab nagu reageerima sellega. Ja kui koha peal on lihtsalt näha, et tekivad sellised nagu veepallid ja siis mingist suurusest ta lihtsalt hakkab nagu siit ilusasti alla vajama. Kui nüüd siin tuul ka veel aitab, siis loomulikult see olukord juhtub oluliselt kiiremini. Nii ja siis värvili sama asi. Beach'ini asjad. Seekord auto toimis, kui me ta kätte saime. Kas siis oli lihtsam ka see teele saada ilusaks teha? Ma päris ausalt siis selle auto nagu kokku selliseks tegemine, nagu ta täna on, oli vist pikem protsess. Et asjad ei lähe nii nagu sooviks ja need oksjoni autod on alati selle tärniga, et sa pead hakkama seal nagu mingeid selliseid asju, millest sa teadlik ei olnud kohe ise vaikselt tegema. Mõnele inimesele sobib, teisele inimesele võib-olla ei sobi üldse. Et ma kindlasti soovitaks selle nagu läbi mõelda enda jaoks, et võib-olla on oluliselt lihtsam kuskilt Eesti turult see sobilik auto endale kohe ära osta ja on asi lahendatud. Boonuseks saab veel auto kuskil ära kontrollida varasemalt ja kõik sellised eelised, et kui sa Saksamaalt nagu veidi silmad kinni seda autot ostad, siis teinekord ei pruugi nagu nii hästi minna. Ja tegelikult ongi, võtaks selle auto võib-olla siis tehnilise seisu kokku, et saime auto kätte, pesime puhtaks, poleerisime ära, panime keraamilise kaitse peale ja siis tehnilise poole pealt, et alustades kas või siin selle kattega, mis siin oli, et tegelikult me pidime selle korraks lahti võtma, uuesti teipima. Mäletame seda parkimisandrit eelmist videost, eks. Et nüüd sai see korda, siin oli juhtmestiku probleem, see lahendati meie eest ära. Siis tehnilise poole pealt veel mäletame seda start-stop nuppu, mis seal rooli juures on. Selle nuppu vahetasime täielikult ära. Siis salongi filtri vahetasime ära. Kuidas sa praegu lõhna hindad, Rasmus? Et mäletame, et oli nagu tugev suitsule. Nüüd on nagu kaodunud ei ole, aga kõvasti paremaks läinud. Või kuidas hindad? Jaa, et täna siia sõites selles autos oli täitsa mõnus juba. Et ei ole sellist tunnet, et kui sa sealt peale 5 minutit välja astud, et sa haisid ise ka. Et okei oli. Ja tegelikult veel nagu süvitsi seda rääkida, siis mis me siis lõpuks tegime? Salongis on uus salongifilter, matid on uued, tekstiilosadele on tehtud keemiline, siis osoneerimine, siis igasuguseid selliseid lõhna äravõtmis, spreisid on siia sisse lastud, lõhnakuuski ja lisaks veel on tolmuimejaga kõik osad ära tehtud, nahka on eraldi ära puhastatud. Et see nimekiri asjadest, kui need kõik asjad nagu tööna tellida, siis ütleme nii, et tegelikult odav lõbu ei ole. Ja siis tehnilisest seisukorrast veel, et kui me nagu auto kätte saime, siis oksjoni piltidel oli üks esiklaasil väike täke. See täke oli täpselt sõiduulatuses, et sa nagu kogu aeg näed seda täket ja selle täkke me lasime ka siis sõprade juures korda teha. Ausalt üldse näha, kus see on? Ma üritasin otsida, et kahjuks hetkel seda nagu täket niimoodi üles leia, et nad parandavad selle. Kuna ta oli väiksem täke, siis see parandatakse nii ilusasti ära, et seda kohe ei leia. See suunatuli oli ka, ei töötanud, nüüd töötab. Et
tegelikult täna ongi see seis, et descriptionis auto kuulutas ja nagu see auto on sõidetav igast asendist, et mingeid erroreid ees ei ole, kõik hääled on õiged. Tahtsime nagu selliseks saada selle auto ja täna ta on selline, et saab nagu sirge seljaga teda müüa ja pakkuda inimestele. Paar piiskaga väljas, et lähme siis sõidame ja vaatame, kuidas klaasid ja värvipind reageerib sellele hüdrofoobsusele. Škoda. Tulime vist õigesse kohta? Jah. Veel Škoda. Vihmase ilmaga on järjekorda. Me oleme siis need vennad, kes tulevad vihmase ilmaga autot pesema, jah? Auto on nii mustaks läinud. Rasmus sõitis auto mustaks. My bad. Tegelikult vaatame, kuidas keraamika reageerib siin auto värvipinnal ja esiklaasile. Vaatame, kas kõlar jõuab vaatajateni. Päris kuri, jah? Kuri hääl on seest, jah. Iga kord, kui ma selle Octavia RS-i nagu rooli või kõrvalistmel olen, siis see auto tundub kuidagi palju kiirem kui need teised autod, millega ma sõidan. Kuidas kommentaarid on, Rasmus? Mis sa räägid selle Octavia RS-i kohta meile? Siuke mõnus väike nobemasin. Ma ei ole varem sõitnud sellisega. Ja sõita on sees mugav. Ma kujutan väga ette, et ma võiksin teilida sellist kunagi. Rool on äge, siuke sportlik, selle lameda põhjaga. Siuke sportistmed. Väga hea tunne on siin sees. Tõesti on, et senikaua kuni idee on hea, siis tegelikult see stokis siis 19 oli see väljaga ja tal on ikkagi madalam kui tavalisel Octavial vedrustus ja kõik selline, et kurvid muutuvad päris konkreetseks, rool on hea, iste annab sellise hea seljatoe, kindlasti nagu kiiremalt kurvi minnes. Mulle ikka hullult meeldib see kõlaritest tuleb heli ka, et eks ta nagu mõistan, et see on väga fake ja väljast on see auto nagu tavaline rida 4 diisel, aga kõik see kõlarid ja pedaali või nii-öelda käiguvahetusroolilt ja kõik see, et siuksed väiksed asjad teevad väga ägedaks selle auto. Rasmus, kas oled üldse kojamehi kasutanud praegu või? Ei ole. Wow. Ja nüüd, klaas läheb ise puhtaks lihtsalt. Väga mõnus on vaadata seda, jah? Et maanteekiirusel täitsa ei peagi kasutama praegu selle autoga neid. Ja kusjuures tegelikult on ikkagi nagu 70, on, et veel päris maanteel ei ole jõudnud. Siit kuskilt ülevalt on näha, et mõned piisad põgenevad auto pealt, aga küljeklaasil ei ole nagu jätkuvalt mitte midagi. Aga jah, iga autoga, millega oled selle nagu vaeva ära näinud, et võimalikult heaks teha, siis lõpuks see müügipunkt on nagu selline, et oled omamisi nagu sellise väikse dilemma või konflikti ees, et mis siis nüüd saab, et kas keegi teine hakkab seda autot kasutama ja viimasel ajal on tihti niimoodi juhtunud, jah, et siis aga see annab jälle võimalus uuteks seiklusteks, eks, et ja kindlasti on nagu väga ägedaid automarke veel, mida tahaks ise proovida ja mida tahaks omada ja mida tahaks ilusaks teha. Mis teeme? Kas tõmbame video kokku ja hakkame siis järgmisi episoode vaikselt
tootma ja loodame, et tulevad kiiresti või mis tunded on? Siin võib vist kokku tõmmata et auto on ära proovitud, ained on ära proovitud auto peal, et võime siin varsti otsa ümber pöörata ja koju ära minna. Ja auto siis müügis meie videodele, et hästi väike asi, aga väga suureks abiks, et kui saate, siis like ja subscribe ja järgmiste videodeni. Tšau! Tšau!